Prantsusmaa hotellis peale oma 5,80 maksnud hommikusööki asusin ma teele ja sisestasin Waze'i Barcelona. Midagi täpsemalt ei pannudki, et paningi lihtsalt linna nime ja kütsin siis minema. Tee peale aga jäi mulle ette hoopis teine linn. Lihtsalt sõitsin, nägin tee ääres linnasilti, vaatasin, et siin on 8 kilomeetrit ja võiks ju minna ja keerasingi suure tee pealt maha. Girona on Põhja-Kataloonia linn. Seal elab natuke üle 100 000 inimese ja tuntud on ta just tänu oma keskaegsele arhitektuurile, mis on väga hästi säilinud ja seal on ka tehtud erinevaid filmivõtteid, näiteks Game of Thronesi mingid osad on seal filmitud. Linna sisse sõites ei õnnestunud mul järjekordselt parkimiskohta leida ja ma olin juba lahkumas ja loobumas, kui siis jäi ette täiesti kõrvaline parkla ja nii ma sinna sisse keerasingi, koha sain, parkimine oli tasuta ja kesklinnast see oli vast mingi kilomeeter, 1,5. Kohe mulle tuli seal vastu parklas ka üks meesterahvas ja ma siis kohe küsisin, et kuule, et kui kaugel siin see turismivärk on, et vanalinn või nii ja siis ta ütles, et tead, mine näed siit horisontaalis otse ja siis tead, tuleb üks loss ja võt sealt hakkabki. Ma siis läksin. Enne lossini jõudmist käisime läbi siukse rohe- või pargiala ja seal siis oli ennast mingi laat lahti löömas, et oli siukest pudukaupmeest, mingit nagu meie mõistes Poola kaupa, aga siis edasi tuli hästi palju rohelist, oligi kohe terve tänava täis igasugu rohelist manti. Siukse hea mõnusa hinnaga. Kella 3-4 vahel, kui ma tagasi tulin ja uuesti sealt läbi jalutasin, siis juba laat oli suures enamuses ennast kokku pakkinud või kokku pakkimas ja seal, kus enne oli olnud Poola kaup, seal siis olid ka 2 suurt prügiautot ja siis veel 10 siukest käruga lükatavat asja, et ala nende sodi siis hakati ära koristama. Peale seda turuala oli siuke väike, ma ütleksin, et mingisugune park või ala väike botaanika moodi asi, et ma arvan, et see kindlasti kevadel ja suvel on imeilus, kui ta on oma täisvõimsuses, et kõik õitseb ja on roheline. Ja selle vastast üle tee tegelikult kohe hakkaski see vanalinna osa suht koht pihta. Vanalinn oli väga imeline, et kõiksugused pisikesed kitsad tänavad ja uhke katedraal ja muud hooned, et see oli tõesti imeline, väga-väga ilus. Mul oli muidugi kahju, et ma ei saanud kuhugi muuseumidesse ega katedraali sisse, kuna mul oli kaasas koer ja koer ei olnud lubatud. Tuuker pidas ilusasti pika järjekordse jalutuspäeva vastu. Palju oli nuuskimist ja ka kohtumist teiste koertega, et kõik läks ilusasti. Aga tunda oli, et tal oli eilsest ikka tagumistes jalgades veel siuke väsimus ja kangus sees, et samm oli kõvasti aeglasem. Nii et nüüd ma kutsun teid siis vanalinna tuurile, et saate näha sedagi, mida mina nägin, et väikseid detaile, känulisi tänavaid, nii nagu oli. Läbi linna jooksis ka mõnus jõgi ja vahvad sillad. Mõnusalt värviline oli see kõik, palju taimi, mulle väga meeldis, et igasugused väiksed rõdud ja muud võimalikud kohad, kuhu oli võimalik mingit kaunistust või asja panna, et seda oli sinna päris palju tegelikult ka pandud, et see oli hästi kena. Hispaaniale on hästi omane ka see, et palju on joogiveekraane või selliseid tasuta veevõtukraane, et see on ka mõnus. Sageli need kraanid on ise ühed parajad kunstiteosed, kuna nad on justkui mingisuguse arhitektuuri või seinakaunistuse skulptuuri osa. Ja siin videos on neid ka oma hea 3-4 tükki. Täna juhtus ka see, et Tuuker sai hästi palju pai, et inimesed ikka tulid ligi, rääkisid hispaania keeles, inglise keeles nad ei rääkinud ja siis tulid lihtsalt tegid koerale pai. Tuuker oli muidugi sillas sellest, et teda sügati. Ja siis oli ka üks meesterahvas, kes nagu kohe jagas ära, et Tuukril on kehva nägemine. Mul on igatahes tõeliselt hea meel, et see väike spontaanne sissepõige ühte linna sai tehtud ja et kõik kuidagi kulges nii mõnusasti.
brändi.